lõpetasin 26. lennu ja 1983. aastal. Jah. Ja no selle koolimajaga mul ongi kõik mälestused seotud, sellepärast et sinna tulin ja seal võttis mind vastu vene keele erikallakuga klass, Anne Kurve oli meil klassijuhataja ja meil oli väga tugev maine koolil, et sellepärast selle kooli valisingi, linnast ma tulin, et Keila kool oli väga tugev ja kord oli selles koolimajas väga selline, ka ütlen, et väga tugev kord oli ja õppimine oli nagu väga, minu klassil oli õppimine väga au sees. Et vene keele erikallak, et ma olin nagu vene keeles natuke nõrgem, et tuli nagu väga palju õppida, et järjel hoida ennast, aga ma sain hakkama muidugi. Ja mis sealt nagu meenub, mulle meenuvad seal koolis palju asju, aga eelkõige komsomolilaagrid, mis on legendaarsed sel ajal, siis me väga palju tegime sporti, et mul on meeles, et igale poole spordivõistlustele mind saadeti, et suusatama ja jooksma ja krossivõistlustele ja see ei kuulnud nagu üldse selle alla, et kas tahan või ei taha, et kui öeldi, siis pidi minema. Et see on mul meeles ja siis klassiga me saime väga hea kontakti või meid tuli paar tükki linna, et klass võttis väga hästi vastu, klass oli sõbralik, et mul on klassiga jäänud praeguseks eluks ajaks väga head sõbrad sealt, sõbrannad ja sõbrad, ma arvan, me elu lõpuni oleme nendega nagu väga head tuttavad, et käime siiamaani teatud pundiga ikka iga aasta läbi. Ja siis koolivorm on mul meeles, ei olnud sellist vaba vormi, koolivorm oli nõutud, et on selline tume, kas tume must, tume roheline, tume sinine, üle põlve seelikud, juhul kui seelikud tahtsid kanda, selline korrektne pidi olema, et vaba ei olnud see, meikida ei tohtinud. Mul on see väga hästi meeles, kui ma 1. septembril tulin ja Anne Kurve klassi nagu läksin, paar õpilast olid veel uued ja siis Anne Kurve vaatas meid ja ütles niimoodi, mul olid natuke ripsmed toonitud ja siis ta vaatas ja ütles, et need, kes kavatsevad ennast peikida, nende jaoks on meil siin kõrval kraanikauss. Ja see jäi mul kohe meelde, ma sain aru, et see oli vist minu kohta mõeldud, nii et ma elades ei julgenud kooli ajal enam meiki peale panna, et see oli nagu selline. Ja koolipeod olid ka koolimajas ju tegelikult, et ma olin päris kõva koolipidudest osavõtja oma sõbrannaga ja koolipidudele ma ka tegelikult eriti ei julgenud enam panna midagi sellist, sest meikida ei julgenud ja me panime riided, Anne Kurve oli kuidagi nii teinud, et riided pidime panema tema klassi ja tema nagu vaatas meid üle, kui me peole läksime. Nii et selline asi oli, aga see meid nagu väga ei häirinud, sest ega nagu eriti nagu sellist vabadust väga ei olnudki ju. Et see on meeles. Minu 26. lend, poisid on istutanud vana koolimaja juurde kased. See kaseallee on nende istutatud. Nii et koolimaja enam ei ole, aga need kased on suureks kasvanud ja need on mälestus. Ma alati vaatan neid selle pilguga, et need on meie poiste istutatud. Ja ma ei oskagi nagu öelda, et minu jaoks oli ta suur koolimaja, sest mina tulin linnast Hiiu põhikoolist ja see oli nagu tunduvalt suurem minu jaoks, et seda kõik oli hästi palju. Et see minu mälestustes oli ta väga suur ja ilus koolimaja. Mul on meeles veel vahetundide ajal, kuidas me seal olime vahetundides, et suures vahetunnis kõik õpilased kõndisid 2 kaupa, ringselt ilusti. Üle 2 nagu eriti ei olnud soovitav niimoodi, et 3 võis ka veel kuidagi hästi koomal niimoodi olla ja siis keskel oli korrapidaja õpetaja, tema jälgis meid ja piisas ainult võib-olla 1-2 pilgust, et siis kõik juba kohe olid jälle niimoodi ilusti korras, nii et tegelikult oli väga selline tugev kord sel ajal, kui mina õppisin Keila koolis küll. Et see oli muidugi teine aeg ka, aga jah, selline asi oli küll vahetundides, keegi ringi ei tohtinud joosta, aga kuskil põrandal ei tohtinud istuda, see ei tulnud kõne alla lihtsalt. Jah. Eks ikka ilus on meenutada oma klassijuhatajad ka kindlasti esimesena, et õpetaja Anne Kurve oli klassijuhataja, et ta oli tegelikult väga
algust ta tundus väga range, ma isegi kartsin teda, noh seoses selle meigi jutuga ka muidugi ehmatas mind hirmsasti ära, aga ta oli range, aga samas noh, ta õpetas näiteks tema muusikatunnid, mul on meeles, et ma sain sealt väga palju. Isegi meil oli selline asi, et me pidime üksi, see oli lauluklass, vana lauluklass, tal oli täiesti see süsteem, et me pidime üksi laulma teatud laule. See oli noh, täitsa hirmufaktor alguses, aga noh, midagi jääd üle, pidid püsti tõusma, esitama näiteks, mul on meeles Edelweiss ja sihukest asja. Eluks ajaks on see meelde jäänud, aga noh, see ei kuulunud jälle selle koha pealt, üldse ei kuulunud arutelu alla, kas sa tahad või ei taha, nii et ta oli nagu ja noh, väga värvikas õpetaja. Mul on meeles tema ütlus näiteks, et peale mind tulgu või veeuputus näiteks, ta aeg-ajalt ütles selliseid lauseid, nagu noh, Anne oli. Et temaga saime ka, noh, klassiõhtud olid ja klassiõhtud huvitav olid sellised, et klassijuhataja oli ka gümnaasiumis praeguse arvestuse järgi ja siis tantsimine toimus nii, et Anne Kurve istus klassis ja natuke tehti nagu hämaramaks ja siis me tantsisime seal, Anne vaatas ja siis ringmängud olid näiteks koridoris, no praegu gümnaasiumi klass, ma ei kujuta seda, noh, teine aeg on, aga see oli meile täiesti normaalne, Anne laulis, kõik tegime koos ringmänge, nii et tegelikult oli ta hästi värvikas isiksus. Noh, kes on õpetajatest üldse alles jäänud, on Einart Mändla oli ju minu õpetaja, et kui ma tulin, siis Einart oli noor õpetaja ja tema all kõik 3 aastat ma vist keemiat õppisingi, kui ma ei eksi. Siis õpetajatest veel on mul meeles näiteks Virge Jaandret, Virge saatis ikka võistlustele, ta kahtles väga, ütles, et noh, ma tulin spordikallakuga koolist ja ta kahtles väga, ütles, et ütle ausalt, sa kindlasti teed salasporti, et noh, see oli nagu see teema, et ma ütlesin, et ei tee, et noh, et tema oli nagu väga äge, kogu aeg saatis võistlustele, ka oli kohustus, ei saanud öelda, et ei taha. Ja näiteks mul on meeles Tiina Veisalu on veel alles, tema oli minu joonestamise õpetaja, et joonestamist antis, tal olid väga hästi üles ehitatud tunnid ja väga huvitavad ja noh, hiljem läks mul ülikoolis joonestamist vaja. Kes mul veel, noh, võib-olla ma teen liiga, aga õpetaja Rohtoed mõlemad andsid mulle tundi, kellega me hiljem olime kolleegid, väga mõnusad inimesed, siis õpetaja Kukner, mõlemad Kuknerid, nii direktor kui emakeeleõpetaja Rutt Kukner olid minu õpetajad. Õpetaja Rutt Kukner oli väga, väga südamlik ja sügav õpetaja minu arust, et tema tunnid mul on meeles. Mul on isegi tema pilk meeles, kuidas ta ükskord lasi meil, rääkis Vargamäest ja vaatas kaugusesse, et see on kuidagi mulle eluks ajaks meelde jäänud. No ma lõpetasin Tallinna pedagoogilise ülikooli, käsitöö üldtehnilised distsipliinid eriala ja siis oli suunamine. Kohustuslikus korras pidi teatud aeg koolis töötama. Ja ma saingi nagu millegi, ma ei mäleta mil alusel, aga see ei olnud mul niimoodi plaanitud, lihtsalt juhus tõi, kuna siin vabanes selline koht just sel aastal ja ma tahtsin tööõpetust saada väga, aga tuli välja, et tööõpetust oli väga väike osa ja enamuses ma sain oma eriala, mis ka võimaldas keemia. Et minust sai keemiaõpetaja peaaegu täiskohaga ja ma jäin nagu ootama seda tööõpetuse vabanemist. Aga see võis olla 1987 umbes sel aastal. Ja noh, muidugi ja siis jah, keemiaõpetaja, nii et 3/4 tundidest olid keemia ja natuke oli siis seda tööõpetust ja klassid olid ju suured, siis oli ikkagi 30 õpilast klassis ja esimesed aastad, noh, kuni lapse sünnini, siis ma tegin seda keemiat. See oli väga hea sissejuhatus kooli ellu, sellepärast, et see ei olnud mitte kerge. Et esiteks ma olin väga noor, ma nägin väga noor välja sellel ajal ja kuidagi nagu väga-väga palju nägin vaeva, et üldse nagu noh, hakkama saada selles mõttes, et nõudmised olid tookord, kui kooli tulid, õpetajal olid sellised, et sa tunnis peab kord olema. Ma mäletan juhtkonna poolt ja üldse. Ja mida ma mäletan, juhtkond väga aitas kaasa nagu kuidagi nagu moraalselt sellele, et meil oli näiteks selline, et käidi kogu aeg tunde vaatamas.
ja võis tulla ka juhuslikult tundi, nii et direktor tuli mul korduvalt niimoodi, et ma hakkasin lapsi sisse laskma ja korraga astus sisse direktor ka. See oli täiesti niimoodi, et ma selle üle isegi ei imestanud, aga ta tuli vaatama, et mis siis toimub, kui ma ette ei teata. Nii et nad käisid kontrollimas tunde, selle võrra pidid ise olema väga püüdlik, et läbi ei tohtinud nagu kukkuda, mul tundus selline tunne. Ja Einart Mändla oli minu mentor, nii et osad tunnid ma andsin nagu tavaklassis ja osad tunnid andsin Einart Mändla tunnis ja teinekord oli ta seal taga, nii et mõnikord juhtus ka mõne korra, kui ta tuli sinna ette ja aitas mind, et kui klass hakkas nagu üle käte minema. Aga jah, et juhtkond oli väga nagu väga soosis. Nad ütlesid kohe, et kui sa hakkama ei saa, mingi probleem on, tule küsi. Et siis nagu, aga jah, niimoodi see läks. Ja kolleegidega oligi alguses see, oli natuke naljakas küll tulla tagasi, sest olid ju tegelikult pooled või rohkem õpetajad olid mu oma õpetajad alles. Aga kolleegidega ma mäletan, et sisseelamine läks väga ruttu ja oli ka sellist, kus nad tõesti nagu, ma sain aru, et sellist toetunnet oli küll, et selline soe tunne. See oli selline aeg, kus hästi palju oli ka nagu kollektiiviga pidusid. Et tõesti oli palju selliseid pidusid, igasugused naistepäevad ja aastapäevad ja kõik jõulud ja kõik olid sellised, kus sööklas olid ikka pikad lauad ja muusika mängis ja selliseid pidusid oli palju, mis tegelikult kahtlemata liitis nagu. Et neid on mul küll meeles nagu sellest ajast. Jah. Mul tuleb tööga seoses, selle keemiaga seoses küll üks seik meelde nüüd selle keemia algaastatega, et ma olin nii püüdlik, et ma püüdsin teha ka katseid. Et pedagoogis ülikoolis me saime nagu selle lisaeriala ja väga nõuti, et tegelikult katsed peavad ka olema. Ja siis ükskord mul tuli see teema, kus tuli pauku teha nagu. Ja siis ma Einartilt sain sellise, kõik need vahendid, eks ju, ja siis, et siin selle uhmriga siin tunnil, ta ütles, et jätta see tunni lõppu, et see tekitab võib-olla palju elevust ja siis ma ei tea, midagi seal läks igatahes natuke, et tunni lõpus ma ütlesin siis, et nüüd tuleb see koht, et nüüd tuleb väikene pauk ka ja seal siis niimoodi neid vaikselt siis segasin ja siis midagi läks seal doosis vales, nii et see käis niuke jumakas, mul olid kõrvad kinni. Lapsed olid nii rahul, muidugi plaksutasid, pärast ma küsisin Einart ütles, seal võis jah midagi vahekorras natuke sassi minna, et mul on nagu see moment meeles küll keemiast, aga seda maja meenutab palju asju, aga punkt 1 kohe minu õppimise ajast, kõik minu ealist mäletavad, alumine korrus, keldrikorrus oli sõjalise algõpetuse korrus, et see oli terve omaette maailm ehk omaette linnak. Õpetaja Malavitsko seal tegutses ja ma mäletan, seal oli lasketiir ja mis seal kõik ruumid olid eraldi ja tema klass oli seal eraldi ja et see oli muidugi sõjaline algõpetus oli omaette teema, seda võeti nii tõsiselt kui tõsiselt seda lugu, et see oli täis vene keeles meil ja käisime ju laskmas ja mis me kõik kontrolltööd tegime nii, et ma mäletan kontrolltöö oli ükskord nii, et ta ütles, kõik oli käsu korras kuidagi nii nagu sõjaväes, et gaasimaskid pähe, siis kõik panid maskid pähe, nüüd alustame kontrolltööd, et ei saaks pikerdada. Ühesõnaga ta tegi meiega igasuguseid asju ja kõigega me olime nõus, sest ega siis tollal ei kuulnud miski asi vaidlustamise alla, et see oli nagu tema ruumid olid seal, need olid siuksed ja lasketiir oli tegelikult väga kihvt koht. Et mulle väga meeldis seal lasketiirus, see käis asja juurde, seal me käisime laskmas. See oli eraldi see keskus, eks ju, see sõjaline algõpetus, et temal oli niimoodi, et kui üks klass oli korraga, siis üks klass, kas me olime klassis või lasksime tiirus, aga korraga seda asja arvatavasti ei olnud, et osad lasevad, sest tema oli alati kõrval. See laskmine oli ikka nõndaviisi, et see oli nagu sõjaväes, et kogu see tund seisnes niimoodi, et me kogu aeg tõusime püsti ja rivistusime, astusime paremale, vasakule, pöörded olid ja laskma me läksime ka kõik marsi sammul üldjuhul. Kõik ühe sammuga, tema lõi veel rütmi teinekord ja siis seal argnesime, see kõik vene keeles argneda viie kaupa, läksime sinna taha, maha laskumine, ma ei tea, kuidagi kõik ühtemoodi.
tähelepanu valmis on, läks püsti tõusmine, kõik oli nagu selline, et ega seal mingis vabas vormis mitte midagi ei toimunud, et isegi tund oli sellisena läbi viidud, et noh, ma ei tea, kas see nüüd õige rääkida, aga vast selles ei ole ka mida, ta pani omad nimed teatud poistele, et talle nii meeldis, ta nimetas nad ümber, et osad olid mul Andrei ja Aleksei ja ta nimetas ja need nimed nagu jäidki nendele, ta nimetaski neid, et 3 sammu ette Andrei ja siis tõusis näiteks üks meie poistest püsti, kellel see nimi oli, et temal oli 6 nimi seal tunnis. Siis minu arust, no raamatukogu on mul meeles, sest ma tegelikult töötasin raamatukogus ka vanas koolis juba ju. Et raamatukogu alguses olid väga väiksed ruumid ja siis hiljem, kui avati see suurem osa, et see oli nagu väga-väga õdus ja armas koht minu arust. Lapsed armastasid seal käia, vabal ajal olla seal. Ja siis mulle meeldisid väga oma käsitöö kotunduse klass, sest selle aja kohta oli kotunduse klass ju väga kihvti sisustusega ja seal taga oli eraldi veel väike ümmarguste laudadega söömise lauad kõik ja seal olid meil kõik armsad pehmed kardinad õmmeldud, Anneli Teiman oli kujundanud seal ja see oli selline hästi ubane armas koht, käsitööklass samamoodi ju, tekstiilkardinad kõik ja vaheruumid sellised armsad õdusad ja et selles mõttes jah, et need ruumid on mul jah eredalt meeles. Sest kui me vist 2010 oli see ülekolimine, eks ju, et siis see oli ju kohutav kolimine tegelikult, et see peaaegu hinge pidime andma selle kolimisega, sest mõnel õpetajal olid, natukene oli raamatuid, aga meil oli ju selline näiteks, terve see mina olin kotunduse klass ja terve kotunduse klass tuli tõsta tühjaks, et kõik need kapid, mis meil oli kõik träni täis, et neid kaste, mis me seal ladusime vabast ajast, ma olen mõelnud, et need oleks võinud üle lugeda, ma arvan, neid oli umbes 50 kasti või rohkem. Et see klassi tühjaks tõstmine ja kõik need kappide kaasa tirimine ja see oli kõik tegelikult aineõpetaja teema, ega mitte keegi teine ei aidanud. Et kuidagi me ikka ellu jäime, aga see oli tegelikult väga raske üritus, et seal nagu pidid teatud ajaks ju tühjaks tegema selle klassi ja minek oli, et jah. Ja harjusime selle majaga, tähendab, ma räägin ikka mina harjusin selle majaga suht ruttu ära. Et eelmine oli selline õdus, siukene kuidagi nagu niukene oma käe järgi küll tehtud, aga selles majas on nagu seda ruumi nii palju ja kuidagi nagu valgust ja ruumi ja nagu võimalused on minu arust siin majas väga head töö tegemiseks. Et mulle väga meeldib just oma aines, et on tõesti suured ruumid, on kõik võimalused, projektorid, asjad, et kõik, mida sa soovid, on olemas. Ja kõik see nagu lahendus, ega need klaasist uksed algul ja seinad meid nagu kohutasid, aga nendega me harjusime ka suhteliselt ruttu ära, et ei ole nagu teistmoodi mingit, et nagu ikkagi on paremad võimalused siin töötamiseks. Mina arvan, et ikka on sellel Keila koolil oma vaim, et siin on juba nii pikk ja sügav ajalugu sellel lool ja siin on nii mitmed koolid, mis moodustavad selle Keila kooli ja see kogukond kõik kokku ja ikka on Keila koolil tõesti oma vaim ja oma nägu kindlasti. Ta mängib väga suurt rolli, sellepärast, et kui kogukonnal on oma kool ja kõik nagu suuresti ikkagi see elu ikkagi tiirlebki ikkagi enamus ajast on ju kooliaeg õpilastel ja kõik vanemad, kes sellega seotud on, ja et siis see kool ja kogukond on nagu moodustab ikkagi ühe terviku ja see kool on ikka väga-väga tähtis kogukonnale. Jah. Ma võib-olla muudaks sellist asja üldsüsteemis, mulle meeldiks, et klassid oleks sellised, et üle 20 õpilase üldse ei oleks, et mida väiksemad klassid, seda on elu näidanud, seda parem on õpetada, seda rahulikumad on õpilased, seda enam nad saavad õpetajaga kontakti. Ja hariduselus üldse ma muudaksin seda, et kooli tuleks rohkem noori inimesi, mehi,
vanasti oli väga palju meesõpetajaid, et noh, see on seotud muidugi selle üleüldise poliitikaga, aga kool vajaks meesõpetajaid rohkem. Et see on ka nagu selline asi, et tekiks tasakaal õpetajate seas. Noh, ma olen uhke, et ma olen ikkagi Keila kooli õpetaja. Et mul on selle üle hea meel, sellepärast, et Keila koolis on väga toredad kolleegid esiteks, üks moment ja ongi nagu väga hea õpikeskkond loodud ja et ma siin üldse seda eriala saan anda, selle üle ma olen tegelikult väga uhke, sest see on eriala, mis on ka natukene minu hobi. Et on hea teha asja, mis sulle nagu endale pakub, eks ju, hobina pinget ja siis samal ajal nagu õpilasi õpetada, et ma olen selle üle väga rahul.